Tänase korteriühistute konverentsi avas esimese sõnavõtuga minister Igor Taro, kes rääkis, mida korteriühistud peaksid tegema, et elanikkond oleks kaitstud ja ütles välja ka, et riik aitab. Aga see toetussumma, mida korteriühistutele lubati, ajas ülejäänud päeva korteriühistu juhte korraga nutma ja naerma. Kõik uued 1200 ruutmeetrised majad tuleb ehitada varjendiga. Kõik olemasolevad üle 1200 ruutmeetriga majadesse tuleb kohandada varjumiskoht. Selleks on aega paar aastat. Kõige tähtsam on see, kui inimesed varjaksid ennast võimalikult maa lähedal, keldrites, kui on olemas mingid maa-alused korrused, mis ei ole keldrid, vaid näiteks ka parkimismajad ja kõik sellised kohad. Tähtis on see, et hoonel või sellel ruumil ei oleks aknaid ja tähtis on see, et seal oleks võimalusel kas või 2 seina vahel. Kõik see aga maksab ja mitte vähe. Korteriühistu eripära arvestades on ju korteriühistud tegelikult liikmete mittetulundusühing, kelle eelarve koosneb tegelikult tema iga pere eelarvest. Korteriühistul ei ole seda maksutulu, mis tuleks tulumaksust või muud asjast, et tema ressursid on väga piiratud ja tegelikult iga üksiku liikme eelarvega. Ja siit jõuamegi riigi pakutava toe juurde. Selleks on ette nähtud 1 000 000 eurot järgmisel ja 1 000 000 eurot ülejärgmisel aastal. Eestis on aga 23 000 korteriühistut. Kõik küll varjumiskohta ei pea tegema, aga numbreid jagades oleks toetuse suurus korteriühistule 90 eurot. Sellega ei ehita mitte midagi. Me renoveerime maju, kus on ka seal kulutused majadel sadades tuhandetes. Nendel on pangalaenud peale võetud. Need pangalaenud on 20 aastaks. See remondifondi makse ei ole väike. See on juba, ütleme, mõnedel ühistutel 2-3 eurot ruutmeetri kohta. Ja nüüd, kui me hakkame veel sinna midagi juurde panema, lihtsalt korteri omanikel ei ole neid vahendid lõpmatuseni. See ei ole ainus korteriühistute kohustus, lisati. Vaja on ka kulutada energiatõhususe ja prügimajanduse nõuete täitmiseks. Tahaks teha, aga pole ressurssi ja lähed inimese käest küsima, ütleb, mul ei ole, et mul on tõesti viimaste aastate hinnatõusud ja kõik on iga pere eelarve nagu mõjunud. Inimesed ütlevad, me ei suuda seda teha. Siis võivad juhtuda, et tekivad majas võlglased, neid juhtumeid on. Siis tulevad kohtulahendid, kohtuvaidlused, aastate pikkused. Kas me seda tahame? Ka Päästeameti juht nendib, et nad valmistavad küll toetuse tingimusi ette, kuidas seda 2 miljonit jagada. Aga raha oleks vaja palju rohkem. Päästeameti vaates need summad võiksid väga palju suureneda ja praegu võiks riik olla elanikele selle koha pealt toeks, et saaks neid toetusvoore rohkem teha, et me saaksime kiiresti enda varjumise võimekuse üles ehitada. Nii et võimalikult paljudel kortermajades oleks olemas varjumiskohad, see kõik võiks olla. Riigieelarvest raha rohkem anda ei ole, ütles minister Igor Taro konverentsil.